Tervist! FIS ehk Rahvusvaheline Suusaliit mõtles välja uue võistlusformaadi. Vaatame, kas see on mingi nali või võib see päriselt huvitav olla. Lisaks pakun välja mõned enda ideed ja mõtted, mis uuendused võiks tulla. Ja siis näitame natuke enda trenne ja teisi tegemisi. Aga täna olen tulnud siia ergomeetri juurde, mida see aasta kindlasti teen päris palju. Ja ma arvan, et see on üks asi, mis aitab mul siis paaristõuget ja tehnikat parandada. Teen siin veits sükest kiiremat tööd, aga mitte väga kiiret. Jälgin pulssi. Pulss läheb tegelikult ainult 131, aga pärast võtame laktaati, sellepärast et see on suht laktaatne töö, et pulss ei lähe üles, aga laktaat läheb. Ehk siis see on ikkagi suhteliselt intensiivne töö, kuigi pulsi järgi ta ei tundu. Üritan siit tõuget alustada korraga kõik asjad. Proovin siin tehnikat jälgida, kere tööle, käed töötavad õigel ajal. Kolmanda lõpetasin 136 pulss, 126 15 sekundi pärast. Täitsa huvitav, mis see tulla võib. Okay. Niimoodi tegin siis 8x8 minutit. Enne laktaadi võtmist tegin kuskil 170 kuni 190 vatti igal tõmbel. Ja peale seda, kui laktaati võtsin, panin natuke juurde, et saada 2,5 laktaat. Ehk siis tuli kuskil 190 kuni 210 vatti ühe tõmbe kohta. Nüüd on tehtud 8x8 minutit, on täitsa korralik. Kindad unustasin kaasa võtta, aga kõige hullem ei näe isegi välja, et arvasin, et tuleb hullema. Vahepeal tundus väga halb olema, aga tegelikult isegi käed on suht okeid, veits siuksed tundlikud. Aga see ongi algusasi. Igatahes mulle täiega meeldib siuke trenn. Tunnen, kuidas nagu mõnusalt tõmbab neid õigeid kohti, mis mul paaris tõukes vaja läheb. Saan üli hästi jälgida, palju vatte tõmban ja selle järgi siukest tempot vaadata. Ja siis sügisel saan võrrelda, et sama laktaadi ja pulsiga, et kui palju vatte rohkem tõmban. Ja täna ilm on ka ausalt öeldes päris halb, et ei tahtnud siin õue minnagi. Jäin siia enda vanasse kooli, jõusaali praegu. Mina koolis käisin, siis neid uhkeid asju ei olnudki veel, aga päris head asjad on ikka. Tahaks süüa nüüd. Nüüd mul on tegelikult juba õhtutrenn ka tehtud, aga siukse ilmaga ei kutsu õues filmida väga, et tegin ära, aga tegelikult see polegi oluline, sest tegelikult ma tahtsin suusajuttu rääkida ja FIS tuli välja siukse asjaga nagu uus formaat, uus võistlusformaat, mis on päris lahe. Mul helistas Postimehest ja siis ma mõtlesin, et tegelikult oleks päris huvitav teiega ka arutada ja mis mõtted on. Ma panen samal ajal sööki ka sooja. Põhimõtteliselt siis 5 kilomeetrit distants ja siukest 25 inimeste gruppides lastakse välja ja kuna see on tuuril, siis nad panevad üldjärjestuse arvestuses, aga ei ole rohkem kui 3 inimest ühes grupis. Tähendab, mida võtsin sellest? Veits saaks aega endal ka, et mõelda, aga et 3 ühest riigist on maksimum. Ehk siis uus formaat ja nagu võidab siis see, kes ajaliselt kõige kiirem saab ja järgmine grupp läheb alles siis, kui eelmine grupp on juba finišis. Päris huvitav on see nagu esiteks ütlen kohe ära, et mulle õudselt meeldib, et midagi tuleb. Võib-olla see formaat pole midagi siukest, mis ma oleks oodanud, aga see on ikkagi lahe, et nad teevad midagi. Sest suusatamine vajab seda, et seda oleks huvitav vaadata. Sest kui me jääme ainult selle sprindi A10 või mis iganes asjad need on, siis seda ei ole pärast enam huvitav vaadata, kui see on täpselt sama. Ja tegelikult nagu suusas on seda potentsiaali midagi huvitavat teha. Aga küsiti, kuidas mulle see meeldib või sobib. Siis 5 kilomeetrit tegelikult, ma arvan, et see võib sobida. Selles suhtes seal on vaja sprinti, aga samas seal on ka distantsikirjust vaja. Et nagu see on tegelikult päris raske distants, et seal on päris hea tempo kogu aeg peal olema. Aga seda on raske hoida, sest see on ikkagi suht pikk distants selles mõttes. Ja
aga jah, ma arvan, et ma olen tõestanud, et ma suudan tuules sõita, nii et see on minu eelis. Ma lihtsalt võtan mingi venna ja olen ta tuules. Üks murekoht, mis ma mõtlen, on see, et tegelikult päris rets, kui sa oled seal grupis stardis, kõige viimane 25 ja sealt ette tulla, ütleme nii, et see on ikka väga raske 5 kilomeetri peal, sest esiteks kõik üritavad neid kohti parandada. Ehk siis, kui sa üritad kellegist mööda minna, siis sul on nagu juba väga raske. Aga samas see teebki huvitavamaks, seal võibki olla niimoodi, et 4 kilomeetri peal mingi vend lihtsalt nagu saab räige kangi ja lihtsalt seda viimane kilomeetri tuleb nii aeglaselt ja üks vend see viimase kilomeetril parandab mingi 20 kohta, et see on tegelikult täiesti reaalne. Et see distants on täpselt siuke väga salakaval, et seal võib päris kiiresti need kangid ära tulla ja peaaegu teadki sinna rajale. Et selles mõttes on huvitav. Aga jah, siis ta küsis mul tegelikult veel ühe küsimus, et nagu mis oleks need asjad, mis mina teeksin, kui ma peaksin nagu uut formaati mõtlema suuska. Täiesti haige, kuidas mul on siit nagu kange. Kuidas ma lihtsalt siit ei veni nagu, kes ei lähe tahapoole. Miks see niimoodi on? Mul on kangeks jäänud, et see on ka üks asi. Pange kirja, septembris tuletage mulle meelde, küsige, kas ma olen selle kallal tegelenud, et õlg lahti saada. Ja no teine on see. Nagu vapse ei saa isegi maad kätte. Praegu ma olen isegi trennist veits soe. Et siin, noh jah, et vaatame, ma üritan sellega ka tegeleda. Kuidagi, ma ei tea, mis muga juhtunud on, et miks ma mingi kange, kuigi mõned aastad juba kange olnud, aga nagu endast vahepeal venitan ka ikka, aga tuleb rohkem vaeva näha sellega. Aga jah, mis formaati, siis tegelikult ma korra tõmbas lukku, ma ei olnud pikalt sellele mõelnud kunagi, ma ikka olen mõelnud ja trennis ma olen hästi palju rääkinud sellest asjast, et nagu mis võiks olla, vaata. Aga essana mul tuli meelde kohe muidugi suusakross, aga nagu mitte siuke nagu mingi ulme poole sõidu pealt pead kuubiku ära lahendama, et mitte midagi siukest, vaid lihtsalt nagu rohkem hüppeid, rohkem kurve ja selliseid moguleid asju. Et nagu lihtsalt, põhimõtteliselt ongi see, et mida rohkem kukkumisi, seda rohkem need positsioonid vahetuvad ja seda huvitavam vaadata on nagu tegelikult. Et nagu mõnes mõttes sportlasena ise mõtlen, et lihtsalt inimesed loodavad, et sa kukuvad ja sellepärast vaatavad. Ma ei tea, kui hea see on, aga tegelikult seda oleks igal juhul huvitav vaadata. Ja pluss veel, mis teeb seda sporti huvitavaks, ongi see, kui eespool on nagu erinevad riigid. Praegu ongi ulme see, et Norra on kogu aeg ees, siis on raske. Et jah, tuleks leida mingi siukseid formaate ja ma arvan, et see 5 kilomeetrit tegelikult võibki olla massstardis siuke, kus nagu tuleb ka teisi riike ja teisi sportlasi sinna ette otsa. Kuigi hetkel see on ainult üks võistlus MK-sarjas, see on tuuri sees. See ka, et minust see aasta ei tule ühtegi teatevõistlust, mis on ka mõnes mõttes suht aus, sest tavaliselt need teatevõistlused ei ole väga huvitavad. Ongi riikide mõttes selle pärast, ei ole. Tegelikult isegi nagu oleks lahe, kui oleks mingi sega, et nagu 2 ja 2. Üks asi, mis ma täiega tahaks, et oleks viimas mehe sõit. See on tegelikult siuke asi, mis nüüd ma mõtlen, et see peab olema nagu laskesuusas massstart. Et ala 30 parimat saavadki sinna, sest muidu kui mingi 90 meest, siis sa ei saa teha viimase mehe sõitu, sest nagu sa ei tee, ma ei tea, 100 meetrist ringi või nagu see igal juhul läheb liiga paljuks. 30 meest, vaat jälle, ring 500 meetrit, kilomeeter, mingid siuksed asjad. Siis on ka taktikaliselt, näiteks oled muidu see 30 mees, aga paned esimesed 10 ringi täie, kes sa tead, et sa niikuinii võida. Aga sa jõud kaugemale kui see vend, kes proovis veits tagasi hoida ennast. Et nagu sa võid nagu niimoodi paar kohta seal parandada, mis nagu tavadistantsil su tulemus oleks. Siis üks asi, mis me kunagi oleme arutanud, on, et massstardil võiks olla jokkeri ring. Ehk siis põhimõtteliselt, ütleme, on 20 kilomeetrit ja ring on 5 kilomeetrit. Siis ühel nendest ringidest, 4 ringis, sa pead tegema lisaringi. Ja sa võid valida ise, millal sa teed selle. Et siis võib-olla selle pärast nagu ala üks läheb, aga teine peab otse minema, et ta ei oleks tema tuules ja siis ta sõidab selle ära ja teeb pärast selle jokkerringi, aga siis ongi, et kuskil sa võid nagu kaotada, kuskil võita, aga samas lisaks jälle siukest huvitavat nüanssi jälle sinna massstarti juurde, mida jälgida. Nii et
kui mida huvitav jälgida, seda parem on. Minust nagu ülilahedad asju saaks teha ja tegelikult isegi siukest nagu mingit tõusu asja või siukest asja võiks isegi rohkem olla, nagu Tour de Ski lõpp on. Okei, siis Tour de Ski lõpp pole enam nii-öelda huvitav või see ei ole see, et nagu ühe korra aastas, aga samas. Ja küll, ma söön nüüd ära ja ma annan teada, kui mul rohkem ideid tuleb, aga tegelikult ei, homme ma puhkan, aga vist pean trenni ikka tegema. Exclusive, teie ainult teate seda. ETV teeb mingit uudist ja siis teen veits trenni, et oleks näha, et ma ikkagi teen trenni, kuigi just see päev on puhkus. Aga tegelikult ma teen trenni. Ma arvan, et mida ma räägin igatahes. Jah, vaatame, mis sellega saab, kui homme on ka rõve ilm, siis ma ei tea, võib-olla äkki läheb üldse jõusaali. See on enda suuri muskleid näidata. Aga jätke ka kommentaaridesse, mis teie arust oleks ülihuvitav vaadata. Mis iganes, mis distants või võib-olla teile üldse sobivad need, mis praegu on. Et mis nagu, et mõelge veidi, mis nagu oleks ülilahe või nendest ideedest, mis ma rääksin, mis nendest tundus lahe, mida te vaataksite. Et andke teada, mul oleks tegelikult ülihuvitav lugeda. Kui juba suusu uudistest räägin, siis räägin kiirelt ka see, et Holmenkollani 50 kilomeetrit tuleb tagasi ja uuendus on see, et mehed ja naised hakkavad võistlema samal ajal ehk vaatajale peaks jälle see kõvasti huvitavam olema. Ja järgmine hommik, kuigi sama särk, aga jah, olen hommikul toimitusi teinud ja päris mõnus on puhkepäev ikka siukse ilmaga, kui rõve ilm on. Kuigi nüüd ma pean õue minema vist, kuigi tegelikult me võime ka sees teha, võib-olla sees oleks huvitavam. Igatahes jah, ma panen nüüd valmis ennast. Ma olen valmis, et ma saan nii sisse minna kui ka välja. Et jah, ETV intervjuu ootab ees. Pulles just rääkis, et temal oli ka riide. Palju kraade näitab? 9 kraadi ja ikka mõnus sükke suusailma. Nagu ma mõtlesin, kui veider oleks panna kileka peale vest. Midagi. Kuule, tegelikult ei ole isegi nii hull. Šokk. Ainuke asi, mis ma muretsen, et siin on väga jama. See on nagu veits kulunud. See pool on isegi okei, aga siin on nagu küll ikka paar tähte läinud. Ei ole midagi paremat. Okei. Ei ole põhjust paanikaks. Leidsin uue asja. Särk jõukaks on väga võimas ikka. Aga jah, see on ka siuke pool kilekas ja siin on kõik olemas ja ilusti peal. Nii et väga hea. See läheb. Ainult ma paan siia sooja pesu alla. Mul on siuke tunne. Muidu hakkab külm. Enda õige peapaele ma olen ära kaotanud. Mis on kahju. Ja mul ei ole aega praegu otsida. Sest jah, mul on kiire, nii et ma lähen nüüd. Ei nagu kuulak seda ilma, lihtsalt see ei ole okei. Aga alollo. Läks väga kaua vist ei pea õues olema, aga käibud saapad algab amma. Appi, teine saabas kadus ära. Ära ütled ma siin. Kui mõtlesin, et teha saapa jätsin koju. Ma rast ei imestaks seda. Tegelikult. Okei, nii hull ilm ei ole. No okei, ta on. Ma olen valmis. Rullid jalas, kaikad. Ops, olen valmis. Aga ma arvan, et ma kaamerat sinna kaasa ei võta. Aga ei, tegelikult isegi ei ole väga külm. Murdmaasuusataja Martin Himma loodab uuel hooajal teha edasimineku erinevate detailide arendamise läbi. Eelmisel hooajal maailmakarika etapil karjääri kõrgeima 15. koha saanud Martin Himma jätkab treeninguid koondise peatreeneri Aivar Rehemaa näpunäidete järgi. Olümpiahooajal võiks areng toimuda detailide parandamise läbi. Ma arvan, et eelmine aasta me tegime tegelikult väga head tööd, et mõned asjad vaatasin välja, mis tuleb lihtsalt natuke teha paremini ja ma arvan, kui ma need väiksed asjad suudan ära parandada, siis tegelikult see tulemus võib palju parem olla. Okei, ja nüüd on tehtud ka. Ei, ma arvan, et päris läks selles mõttes üks väike viga oli, aga jah, naljakas esimest korda öelda, et ma olen vanaks jäänud juba, mis on samas tõsi, aga et päris noor sportlane ma ka kindlasti ei ole enam. Aga ma arvan, et need parimad aastad ootavad käes. Kui peapael tuleb suht ette ja ma loodan, et see enne ei olnud teevad. See on kuidagi loll. Aga just sain kiirendusega teha veits ja rahulikult sõita. Et jah, ma arvan, et ma panin siia vahele need klipid ka juba. Aga jah, ei, tore. Tavai, nüüd hea puhkepäev. Et
saab need rullid jalast ära võtta jälle ja lähme tagasi tuppa ära. Ja selle video lõpetan siin. Uuendus on tulemas, aga eks talvel näeme, kui hea see päriselt on. Järgmises videos näitan, kuidas mul läks spordiarstil, ehk näeme nädala pärast. Aga hetkel, kui video meeldis, pane like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli